salapärased elutunnetused, kas nad on võimaldatud meie valikuvabadusest või tähtede seisust või ilmast või alateaduses eile kogetud interneti asjade vaatamisest või on see kõik koos natukene või on karma mingi eelmiste elude meeleolud korduvad, eks ju, tuuakse tagasi sama pilt, et see lahendada võib-olla paremini. Aga nii üldiselt võib vaadata küll, et mõnikord on selline, vedades ka nagu siis nagu päike ja päiksevalgus ja päikseplaneet. Või siis öelda päiksesoojus, päike ja siis päiksevalgus, et need on kolm sama avaldumise erinevat aspekti, mis on erinevad, samal ajal üks ja siis elutunnetus on ka niimoodi, et praegu on mul selline nagu brahmani sarnane tunnetus, et kõik on üks. Tunned, et sa oled tõesti osake sellest tervikust ja see tervik nagu kõnetab sind ja läbib sind ja see on selline loomulik seisund, et midagi nagu ei hüppa, ei papp-tapp, midagi nagu ei hüppa eriti välja nagu tavaliselt kas mälestustest või tuleviku ootustest või mingi seisund võtab nagu hästi tugevalt nagu värvi, emotsiooni värvi. Praegu on selline nagu brahmani tunnetus, et kõik on üks ja mis on ka tegelikult mõnes mõttes hea puhkus. Ja brahmaniga me tegelikult teadvustame surematust, et siis nagu hirmud lähevad ära. Kuna sa oled sa oled välja rebimatu sellest üldpildist, eks ju. Ja Paramatma läheb nagu salapärasemaks ja isikupärasemaks. Nagu päiksevalgus võib siin toas olla, nii päikse soojus, eks ju, siis sa lähed juba rõdu peale ja võib-olla siin toas ei ole nii soe, siis saad juba päiksele lähemale. Siis juba hakkab looduse energeetika, seaduspärasus ja isiksus, sinu isiksusega justkui nagu suhtlema. Sümbolid, märgid, mõtled, et ma ei olegi nagu, olen küll lahutamata osake tervikusse brahmani tunnetus, aga käib mingi nagu, kuidas sulle öelda, nagu eluga diskussioon. Elu nagu räägib sinuga, sa ei saa nagu kõigest aru, aga sa tunned, et asjadel on nagu mõte. Et elu on sinuga, ikkagi sinu peal nagu läbi armastuse kõige, ideaalis. Aga sul nagu see side on natuke katkendlik, vahest on mõistus ja meeled ja vahest on nagu see intuitsioon või seitsmes meel või ülihing või püha vaim Paramatma sanskriti keeles, et vahel tunned, et sealt tuleb aga nii palju konkreetseid nagu sõnumeid ja suhtlust, eks ju. Ikkagi sa ei saa öelda, et seal ei ole midagi, et sellised lahedad kogemusi on ka ja siis lõpuks seesama suur isiksus, kogu selle süsteemi, kelle sina oled siis ka lahetamata osake, selle süsteemi taga on teadvus, kes on selle kõik loonud, kõike läbib, eks ju, ja isikuline aspekt selle kogu süsteemi loome, universumite, galaktikate, energiate, kogu kõikide nende vibratsioonide, elementide, kogu selle süsteemi, nagu süsteem toimub selle taga, nagu on see kunstnik, algne kunstnik, võite nimetada jumalaks, kõrgemaks teaduseks, kuidas soovite, Krishna, Allah, Tarapita, ja nii edasi, erinevad kultuurid. Et keegi, kes haldab seda, valdab ja läbib ja on kohal ja tal on kõikide oma lastega siis enda poolt laiendatud elusolenditega isiklik suhe. Ta isiklikult tal on kuidagi, meie ei saa aru, aga tal on selline šakti ja jõud, et ta on tõesti kohal ja ta suhtleb ja ta on olemas ja alati olemas, et küsimus on ainult meie teadvuse lokaatori häälestuses nagu. Et siis kolm elutunnetuse aspekti samal ajal.